Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tervis kõigile rallisõpradele, kes selle juba traditsiooniks saanud pühapäevase värvikuivamisvõistluse on suutnud lõpuni vaadata ja viitsivad meie mulisemist ka siin stuudios kuulata. Peate olema päris hullud, hommikusöögiks rehve söönud ja kohvi asemel kütust rüübanud. Aga päris hull on ka Jaan Martinson, kes seda kõike on teinud koha peale vaatama. Jaan, kuidas tänase päevaga rahul jäid? No täna oli vähemalt natukene, ma ei tea, kas oli võitlust või ei olnud võitlust, aga igal juhul midagi ikkagi toimus see, et Kalle Roandpere näitas, et ta on kõige kiirem Toyota. Vähemalt asfaltil ja vähemalt Belgias. Ja kuidas ta ikkagi Elfin Evansile koha kätte näitas, kusjuures Evans enda sõnul ta tahab maailmameistriks tulla, mis tähendab, et ta oleks ise pidanud selle 3. koha kindlasti võtma. Ja meeste vahel käis sekundi mäng, aga noorem poiss näitas, kuidas asfaltil sõita tuleb. Ja teine, mis muidugi täna rõõmu pakkus, oli see, või võib-olla mitte ainult täna, või terve nädalavahetuse jooksul oli ikkagi see, et Craig Breen suutis teise koha välja sõita ja selge see, ega ta poleks võitnud, võita tal ei lasta. Et Thierry Neville on suures mängus sees, aga ma hirmsalt tahaks, et see ääretult sümpaatne iirlane, kes on ka ajakirjanike lemmik, pääseks nüüd M-sporti ja esisõitjaks. Ja ma arvan, et tal on täpselt nii palju jõudu, et kui on talle hea auto kätte antud, siis ta suudab võidelda rallivõitlude nimel. Aga üldiselt tasus siis lõppkokkuvõttes minna sinna spaasse, said ka lõpuks selle kuulsa vormeli raja ära näha? Ei, ma olen siin käinud, ma olen siin vormel 1 vaadanud ja nägin, kuidas Michael Schumacher crashi pani, aga kvalifikatsioonis ja vist alustas kas viimasena või midagi ikka lõpuks võitis ära. See oli tema valitsemisajad, see oli kuskil 90-ndad. Kõik siin oli täiesti tuttav ja nii, et minu jaoks ei midagi uut. Aga kuidas sulle tundus, et mehed sellega rahule jäid, et kuulsime, et hommikul Järveoja oli pandud rooli, et seda 300 kilomeetrit mõõtma? No, aga see on täiesti mõistlik, sellepärast, et miks peaks Ott Tänak ennast väsitama. Järveoja istub ju niikuinii kogu aeg seal kõrval kilomeetrite kaupa. Et nüüd võiks ju tema selle pika ülesõidu läbida. Mõelge ise, pagan, 300 Tallinnast Riiga, sõidate ära ja siis te peate hakkama sekundite mängus lahingut lööma. See ei ole ju mõistlik, eks ju. Ja päeva lõpuks pead sa Järveojale väiksema honorari maksma ka kaamera hoidmise eest? Ja absoluutselt, meil on juba kokkuleppe olemas, et ta punast veini, et lootsin, et pääsen odavamalt, et teen talle õlle välja, aga ta ei jõuanud. Ja siis jäi kokkuleppe punase veini peale. Aga kusjuures ka temal hakkas, tegelikult intervjuus ei tehtud mobiiltelefoniga, hakkasid lõpuks käed väsima ja värisma ja siis Tänakuga nad naersid, et kui ma oleks pidanud ise seda kaamerat hoidma, siis ma nii pikka intervjuud poleks teinud. Aga lõppkokkuvõttes, kuidas sulle tundus, sa küsisid ka, mis Otil nagu näppude vahel jäi, aga on ta päeva lõpuks mingilgi määral rahul sellega, mis näppude vahel jäi? No loomulikult ta ei ole rahul ja ütleme niimoodi, et ta hakkab juba vaikselt ja irooniliselt naerma kogu selle jama suhtes, mis temaga on ja 2 aastat on kõik need jamad teda jälitanud ja eks ta ütles ka, ma küsisin lõpetuseks, ma tegin teise intervjuu ka lehe jaoks ja siis seal küsisin, et mis nüüd edasi, et sul on eesmärgid endiselt, et võita ära kõik need rallid, mis on järele jäänud ja siis selle peale ta ütles, et mis võitmisest me räägime, ma tahaks ükskord lõpuks ree peale saada, et ma saaksin rahulikult ilma igasuguste jamadeta võidu sõita. Et see on tal nagu eesmärk. Thierry Neville tõestas, et on võimas ja on nüüd Evansiga punktitabelis 1 pulga peal. Mis sa arvad, 4 rallit on jäänud, selle Jaapani kohal on päris suur küsimärk, aga kas võib veel naginad tekkida selle esimesele kohale?
no ma isiklikult arvan, et kõik sõltub Sébastien Ogier'st. Üllatavalt ta Belgias väga hea ei olnud ja ma arvan, et siin oli tal nagu mõtlemise koht, et ta läks seda väga lõdva randmega võtma ja mõtles, et ta ujub ikkagi kuidagi moodi sinna poodiumile ära, eks, et nagu mitmed eelmised rallid on olnud ja selgus, et ei uju ka midagi ja täna oli veel lõpuks rehvi purunemine ka ja Jari-Mati Nakvala nagu selgub mingisuguseid tiimikäsklusi ei anna, nii et ei näinud tal väga hästi ja nüüd ta peab ennast kokku võtma. Mõtleme nüüd, järgmine ralli, Thierry Neuville esimene, Ogier 6. Miks mitte? No, üks poodiumi koht meil ikkagi tuli Robert Virvese näol. Oled saanud rääkida ka temaga paar korda, et nüüd ootad vist ka intervjutsioonis teda, aga milline selle mehe emotsioon on olnud? No see nii-öelda tagasihoidlik, et tal oli ikkagi see jama, et tal ei olnud see hooaeg rahaliselt kaetud ja tal, nagu ma olen aru saanud, olid ikkagi tõesti probleemid. Aga nüüd ta vähemalt Belgiasse tuli, suutis ralli probleemideta lõpetada, sai 3. koha, ja tegelikult ega kaotus MM-sarja liidrile Pajarile, toomlasena, ma ei tea, kas ma ei ole punkte lugenud, kas ta jääb liidriks, aga endisele liidrile ei kogunenud suugi palju. Nii et tegelikult noor mees võib kindlasti rahule jääda, et mida sealt rohkem võtta, see mis oli on hää. Tahad sa natukene reklaami teha oma homsele leheloole ka? Jah, niivõrd kuivõrd, ega seal ma võtan selle asja kokku, eks meenutan seda Ott Tänaku jamasid ja siis seal on ka see, et rääkisin Hyundai tiimipealiku Andre Adamoga ja ta ütles, et Ott Tänaku repi lõhkumiste taga võib olla liiga agressiivne sõidustiil. Aga siis Ott lükkas selle versiooni ümber, et niisugused asjad on meil leheloos ja siis ma natukene kirjeldan ka seda, mis rõõmu pakkus, ehk siis Craig Breen'i ja Kalle Roandpera tegemisi ja minu meelest olid need mõned tulemused siin tulevikus silmas pidades märgilise tähendusega. Jaa, võib täitsa olla, aga ennem ei saa sind toru otsas kuidagi lahti lasta, kui pole ära kuulanud sinu nädalavahetuse parima kulinaaria elamuse. Siin tehakse väga hääd liha ja sõin üks liha, ega ma ei teadnud, ega nad ei oska nagu inglise keeles seletada ka ja igal juhul nii palju nad ütlesid, et see on liha ja siis nad tõid ühesõnaga ma tellisin päevasupi ja liha ja siis nad tõid kõigepealt pool liitrit suppi, mis oli väga hea kõrvitsa püree supp, aga see oli niivõrd hästi maitsestatud, seal oli koriandrit kõike natukene, et hästi hea. Vehkisin selle pool liitrit endale sisse ja siis toodi poti sees liha, see oli veini sees, punases veinis kütsetatud, kõrvalt verikartulit, pluss terve hulk salatit. Olgem ausad, ma ei oleks kogu seda kogust isegi niisama ilma supita ära söönud. Aga nüüd oli, ühesõnaga, selle liha ma noppisin seal potist välja, natuke friikartuleid ka, pisut salatit ka, aga seda oli jube palju. Aga see oli hea, liha nad oskavad teha. Ja õlu oli ka hea. Kuule, aga selge, kena koduteed sulle ja anna näppudele ka valu, et Peep kindlasti ootab lugu juba. Teeme nii, nägemist. No nii, sellised jutud, Roland, enne kui kuulame ka sinu mõtteid sellest põnevast või vähem põnevast pühapäevast või üldse kogu rallist, vaatame väikse jupi ära ka Jaani intervjuust, pikemat intervjuud soovitame vaadata Delfist, sellel videol on tõesti huvitav puänt, aga siin on väike lõik sellest. Ott Tänak, kas peale punktikatse võidu jäi Belgia rallis sul midagi veel näppude vahele? 6. koht jäi ka näppude vahele, et ega rohkem ei jäänud, eks üleüldiselt loomulikult uus ralli sai vähemalt läbi sõidetud, et see vast oli maksimaalne,
mis meil õnnestus siit võtta ja eks ta loomulikult oli ka oluline, et tuleviku tarbeks kindlasti oli tähtis kõik katsed ära näha ja siis kindlasti järgmine aasta suudaks rohkem konkurentsi terile pakkuda, et sellises olukorras ikkagi oleks keeruline nagu riskides sama tempoga sõita. Ütle, kas Belgia ralli on säärane, mis peaks olema MM-sarjas? Jah, et kindlasti on väga okei väljakutse olnud ja lihtne ralli ei ole. Kindlasti on MM-ralli nime väärt. Roland, kuidas sulle tundub, kas Belgia ralli on selline, mis peaks olema MM-sarjas? Ma arvan küll, tegelikult oli ju selline päris huvitav nädalavahetus, ei saa üldse kurta ja tänane päev, mis oli selline küsimärgiga, ma arvan kõigile, nii sõitjatele kui ka pealtvaatajale, et kas seal on midagi vaadata, siis ausalt öeldes oli täitsa huvitav vaadata WRC autot sellist korralikku F1 ringi sõitmas, et Monsas oli ringraja peal, aga selline šikaane palju, et seal päris huvitav oli vaadata näiteks Sebastian Ogieri päris tummisooga seal külges libisemas umbes 170 km tunnis. Mulle endale tundus, et Ogier võib selle punktikatse teise poolega äkki selle vahe Otiga tasa teha, sest tippkiirus on ju Toyotal ikkagi natukene kõrgem, aga nii ei läinud ja Ott võttis punktikatse võidu 2 sekundiga Ogieris. Jaa, no ma isegi ei tea auto seadistusest äkki või see sõidustiil, ma ei saa aru, see oli Ogier lihtsalt nagu libises ja jäigi libisema kogu aeg, et küsiti ka just laivis, et kas ta nagu lihtsalt nautis või et ei saanud seda vastust ka, et ta lihtsalt oleks nautinud, aga need slaidid olid ikka päris tummised seal, et no külge ees sõites ei tule aega kunagi, et mida otsemini ja sirgemini sa sõidad, seda parem aeg tuleb, nii et Ott tegi ilmselgelt päeva lõpuks veel sellise väga korraliku ja ringraja stiilis väga hea sõidu. Et Ott ja Kalle võtsid seda ringrajasõitu just nagu ringrajasõitu võtma peab, eks? Täpselt, et seal oli just näha seda, et vaata, kui sa lähed F1 autoga sõitma seda ringi seal, et siis sa kasutad kogu rada ära. Aga nagu laivis ka mainiti, et WRC autoga Östberg just mainis, et WRC autoga tõenäoliselt ei ole kõige mõistlikum seda ideaalset joont sõita seal, sest auto lihtsalt pole piisavalt jõudu, et pigem tuleb seda lühemat teed otsida seal. Ja nemad, mulle tundus vähemalt, et nad seda proovisid teha. Kuigi jah, see oli vist tegelikult see ei olnudki, see oli see katse, mis enne Power Stage oli, mis oli see kõige tummisem seal andmine vahepeal. No üsna sarnased katsed ikka. Jah, aga seal tuli nagu see vahe kõige paremini välja. Otilt küsiti siis ka, et said oma sellest bucket listist ühe raja jälle maha kirjutada, et jah, et tore oleks siin rajal olla küll, aga hobujõuda võiks olla 500 rohkem ja mis teedes 3 käiku või 4 käiku autol veel juures. Ma ei tea, minu jaoks see just oleks igavam. Ma arvan, et see, et sa lähed sõidad kuulsal ringrajal ja sa sõidad ka võidu selle ringraja väliselt kuskil, mida nende teed veel, mida muidu kasutatakse, ma ei kujuta ette, mingi staffi teed on, kus liigub hoopis mingi muu asi, et ma tundus, et enamus katsest sellest toimus sellel, et kui autod millegi pärast katkestavad, siis nad mööda neid teid juhitakse tagasi. Ja vist on see tee, et mis iganes teed need olid, tegelikult oli nagu tegelikult jah, ma ei tea, see, et sa teed seal lõigu selle päris paar ringraja peal, aga see, et sa tegelikult teed kuhugi jumala tegelikult välja kuhugi, kus kunagi võidu ei sõideta ja siis minnakse, pannakse WRC auto sinna võidu sõitma, et see on lahe ja kokkuvõttes minu meelest oli tegelikult nagu päris pullpäev isegi, et natuke nägime võitlust, mis oli huvitav, samas natuke oleks võinud võib-olla seda rohkem olla. Tegelikult oli selline midagi jälle täitsa teistmoodi vaatamist lõpuks. No väga palju me tegelikult tipphetki tänasest päevast ei näinud, kui katsetel oli pikkust, mis siin oli 9 ja 11, siis seda, kuidas Greg Breen mäe külge riivas, me ikkagi ei näinud, kuidas Ogier ref läks, seda me ka ei näinud ja kuidas läks Luberev, seda me samuti ei näinud. Jaa, seal vist me nägime küll seda kiiret refi vahetust. Kopteri pilt oli natuke äkki vähe järelikult, et oleks võinud võib-olla parem süsteem olla sellega. Ja ei tõsi, see mis toimus, seda kahjuks ei näinud, et Lube kiiret refi vahetust nägime, mis oli päris
päris hästi ja kiiresti mis vahetatud. oli üllatav, et ta tegelikult hakkas vahetama seal, sest ma ei saanudki ausalt öeldes aru tegelikult, mis teema seal oli, sest umbes 2 minutit oli veel vist sõitakatset, umbes 2-3 minutit. Mis põhjusel, kas seal nagu... trenni mõttes? Kas jah, ise veel ausalt öeldes mul läks Rally Estonial 2020 aastal viimasel katsel jälle ref katki, see oli siis 4. ref, mis ralli peale katki läks. Ja siis me küll Erik Lepiksainiga astusime autost välja, mõtlesime, et kurat, ilus ilm on ka ja vaatasime ringis, mõtlesin, kuule, ref oli vaja ka vahetada. Et mingis trennis küll seal juttu enam, et pigem oli kopp ees, aga ei. Sellegi poolest kiiresti vahetatud ref. Aga jah, mis tal tegelikult seal oli, võib-olla oli seal mingi suurem probleem, et nagu ei olekski võimalik olnud ilma selle refita sõita. Ja punktikatse tundus, et algab päris vaevaliselt, sest Jari Huttunenil oli seal roolivõimu probleem, väike leke ja Nikolai Gräzin liikus hoopis aeglaselt. Kahtlustati, et ilmselt kütust vähe, aga ütles mees siis finišis, et ma ei saa öelda, otsustasin, et ei ütle. Ja, aga kahtlane tunne on ikka, et see kütuse jutt vastab tõele, sest see peab olema mingi omast lollusest viga täiesti, et nagu häbi on välja öelda. Ja mis seal ikka veel olla saab, sest nad ise ütlevad vahetankimisest, kui palju liitreid autosse läheb. Ja ütles vale numbris või? Tundub nii, et seal ei saa midagi loogilisemat olla, et sa nagu seda varjama hakkad või ei taha öelda, et ju oli häbina. Midagi teha ei ole. Nikolail on siin siit paar lugu koju kaasa võtta sellelt rallilt. Kindlasti. Aga räägime võitjatest ka. Thierry Neuville, Martin Wiedhage. Neuvillile 14. etapi võit Martin Wiedhagele esimene. Nii nagu arvata oli, et koduradadel hakkab Neuville seda rallit domineerima. Nii see lõpuks ka välja tuli, kuigi Priin oli tegelikult valmis talle lahingut andma. Aga kuidas sulle tundus, kas mingil hetkel võttis natukene hoogu maha? No ma arvan küll, et täna oli see, nüüd eile oli korraks jutuks, et kas eile juba oli mingi tiimikorraldus. Ja eile seda kindlasti öelda, aga täna see oli kindlasti, et täna oli tegelikult Craig Breen kaotas Neuvillile sekundkilomeetril, mis on juba nagu ebareaalselt palju. Sest tegelikult 10,1 sekundit oli päeva algusest, see on tegelikult selline vahe, mida oleks võinud siin nendel teedel rünnata küll ju. Loomulikult, see mõist vaatasingi ongi reaalselt, jah, sekundkilomeetril enam-vähem, natuke alla. Aga ei, see täna oli kindlasti see juba ära antud võit, et seal ei olnud mingit võidu peale sõitmist enam ja pigem oli kontrollimine, et Roompere selja taga püsiks, ma arvan, et seal ei olnudki tal rohkem midagi muud teha, et see oli ta ülesanne täna ja seal ei olnud mingit luba enam võidu peale sõita. Küll jah, eile, ma ei usu, et eile seal mingisugust taktikat tehti, et eile oli natuke vara ja need vahed, mis seal olid, mis on millest meile ka rääkisime, et see tunduks nagu veidi võimatu. Aga Craig Breen, mis sa arvad, teenis endale praegu M-spordi lepingu 2 rallit järjest ikkagi poodiumil? Ma arvan, et ta juba teenis selle Rally Estonial ära, et ma isegi ei kujuta ette, täna M-sport kindlasti peab võtma endale mingi esisõitja nende sõitjatega, isegi kui nad ehitavad jälle kõige parema auto valmis, mida me nägime 2017 aastal tegelikult, et hea auto võib tulla ja ma ei kahtle selles, et tuleb üks kõige parem auto, aga sõitjat ei ole, siis ei ole nagu suurt midagi teha, et Formeau on samamoodi õppimisprotsessis, Formoolt järgmine aasta pole ilmselt mõtet veel midagi oodata. Aga kedagi on ette vaja, mis valikud on, Mikkelseni pole pointi võtta, ma arvan. Mikkel saab täna Ervis autoga ka tegelikult ei ole alati see kõige kiirem seal. Ja keda ega ei olegi väga võtta. Priin esisõitja? Priin näitab, et ta on võimeline rallise võitma ja on ilma lepinguta sõitja. Samas on käsi kogu aeg soojas olnud ka WRC autoga, et see aasta 4 rallit juba. Mikkelsenil seda ei ole, Mikkelsenil on ainult WRC testid. Nii et Craig Breen M-spordi esisõitjaks tundub ainuõige otsus, ma arvan. Ja kes veel on teist rallit järjest poodiumil on Kalle Roompere, ütles siis finišis sellised laused, mis minu arvates väga hästi võtab selle ralli kokku, et me teadsime, et need mehed, kellel siin kogemust on, need mehed saavad olema väga kiired ja nendele meestele täpselt kaotas ka 18. kiiruskatse oli see, kus Kalle sai Oti järel teise koha ja Evans kaotas talle seal peaaegu 6 sekundit ja positsioonid said sellel hetkel
vahetatud, nii nagu me arvasime, et Kalle läheb 3. kohta ründama, nii ka juhtus. Ja seda oli eile arvata. Aga tegelikult nagu eriti äge selle asja on see, et viimane asfaldiralli oli Horvaatias, kus Rovanpera sõitis täpselt 3 kilomeetrit rallit ja katkestas. Nii et võib öelda, et sellist asfaldikogemust see aasta temal või asfaldi peal sõitmist on vähem kui konkurentidel. Ja lihtne öelda, best of the rest, nii et väga kõva sõit oli ja näitas kindlasti Evansile, et seal ta võib veel hooaja jooksul hakata seal kannul püsima, et tegelikult see punktivahe ei ole nii suur ka Evansi, Neville'i ja siis Rovanpera vahel, et 25 punkti. Jah, Evans ja Neville on ühe pulga peal ja siis tuleb Rovanpera 25 punkti, nagu sa ütlesid. Aga Evansi ralli kohta, 4. koht küll, aga mees oli üpris pettunud ja eks ole põhjust ka. Ma nii karm ei oleks, et Evans vast ei ole nüüd MM-tiitli materjal, et ju tal ikkagi lihtsalt see nädalavahetus miski asi ei sobinud. Ja ei, ta on küll MM-tiitli täitsa vääriline sõita ja minu meelest juba eelmine aasta oli see, mis toimus eelmine aasta ja see aasta on toimunud, et see on nagu täiesti teine Elfin Evans. Aga lihtsalt kui me juba punktitabelit vaatame, siis see hooaja teine pool on tal kuidagi jube keeruline olnud, et kui esimesel poolel oli 4 poodiumi kohta, millest siis 13 kohta ja 1 võit, siis nagu viimased 3 rallit on olnud 10., 5. ja 4. Et see nagu kuidagi on ära vajunud see lõpp, aga 4 rallit on minna, vaatame, mis ta veel teha suudab, või 3 rallit vaatame, mis seal hooaja lõpus veel saab. Sébastien Ogier pani ikkagi selle vana plaadi mängima, et teepuhastamine oli oodatust raskem ja vast siin oli ka, sest ootamatult ju, kas see oli nüüd esimesel või teisel päeval, kus tal mõlemal isegi mehi eest ära kukkus ja pidi siis järjest rohkem tagumistele teed puhastama. Jaa, aga samas tal läks ka ref katki, kui mitte 2 refi. Isegi 2, tal on 2 refi purunemist oli. Puhastas teed ja ta on 12,7 sekundit poodiumi kohast maas. Üli hea tegelikult, et see on seal ei nii vähe jälle puudu, et ta oleks võtnud väga tummised punktid, aga täna tegelikult ma arvan on see tore, et võib-olla ta ei saanud seda, et natukene seda punktivärki põnevamana hoida hooaja lõpuni, et aga minu meelest Ogieri poolt jälle nagu täiesti maailmameistri tasemel ralli. Kui võtta ei ole midagi, siis lihtsalt sõida ralli lõpuni ja Power Stage'il veel näitas, et võtab veel 4 punkti lisaks kaasa. Teed tuleb tal puhastama minna kindlasti ka järgmisele 2 rallile, mis toimuvad Kreekas ja Soomes. Seal see efekt on ju natukene suurem ikkagi. Jaa, kindlasti, et seal tuleb see efekt rohkem välja, eks seal me hakkame jälle seda nägema, seda reedest kirumist, nagu ikka. Ja laupäeval siis võidusõitmist, et Kreeka vast saab olema talle selline lihtsam, sest Soome ei ole talle kõige rohkem sobinud. Ja Soomes me ilmselt näeme midagi sarnast, nagu siin see nädalavahetus nägime, et selline, ma arvan, 5 top 5 sõita Ogieril Soomes on täiesti okei ja polegi rohkem vaja, sest seal ees, ütleme, kui meil on kas Priin sõidab, ei tea või Soomet? Ei, peast ei oska öelda. Ei mäleta. Ühesõnaga, kui meil on Ott Rovanpera. Loogiline oleks, sest Eestis on ta tavaliselt alati sõitnud ja Soome on põhimõtteliselt. Ma arvan, meil on Priin, Rovanpera, Ott, 3 tükki, kes on seal ees juba, nii et ega seal palju üle ei jää. Räägime ikkagi Otist ka natukene pikemalt. Oli siis eile 9. kiiruskatse see, mis tegelikult Oti kulgemise sellel rallil ära otsustas. 3 minutit kulus rehvi vahetusele, kui võtaks praegu selle 3 minutit siit maha, oleks kõpsti 4. kohal, aga tegelikult ega pärast seda rehvi vahetust ta võttis natuke rahulikumalt ka, eks? Jaa, ei tegelikult isegi, jah, see tempo, nagu ta ei saanud sinna enam rütmi peale, nagu ta ise ka just mainis, et raske oli kätte saada seda rütmi, nii et kui seda juhtunud poleks, loomulikult me tõenäoliselt näeksime Otti poodiumil täna, et siis on ka rohkem motivatsiooni sõita, et isegi üllatavalt hästi tegelikult
püsis tempost täna, ma ei uskunud, et ta nagu läheb sinna niimoodi pushima, aga 3 katsevõitu täna 4, nii et... No päeva kiirem mees. Jah, et ilmselgelt ka kõige puhtama sõidustiiliga mees, nii et nendes ringraja oludes võitis, ma arvan, kõik, mis sealt üldse võtta oli. Aga loomulikult, kui oleks veel rohkem millegi peale võidelda, siis oleks eile ju seal veidi rohkem vaeva näinud. Juba puhtalt selle poolest, et motivatsiooni oleks veidi rohkem olnud võidelda. No me tegelikult jälle nägime, et mida kõike kurja võib teha üks väike rehvi purunemine ja kuhu sind lõplikus paremusjärjestuses asetada. Kui spekuleerida, viia ajas korra tagasi ennast sinna 9. katsesse, 10 kilomeetrit oli lõpuni jäänud umbes. Kas selle katkise rehviga on võimalik kuidagi lõpuni ukerdada? Oleks pääsnud võib-olla 2 minutit? No ikka, sest me nägime kas või Rally 2 autodel seda katkise rehviga sõitu, et ma ei tea, eks neil on kindlasti ette antud. Neil on spetsialistid seal välja arvutanud, iga katse on välja arvutatud, kus maal on see mõistlik vahetada, kust mitte. Järelikult selle katse peal oli seda mõistlik teha. Aga ei olnud teada fakt, et tungraud katki on. Lihtsalt. No see tungi peale, ütleme, läks jämedalt minut. Yeah. Et ega see väga palju praegust pilti vaadates poleks pääsnud. Yeah. Aga mis see kaotus oleks olnud katkise rehviga sõitis, ei tea. 1,5 minutit võib-olla 2. Ei oska öelda, et see on puhas oletus ja nagu ma ütlesin, siis tegelikult kõikidel katsetel on antud enam-vähem koht, kuhu maani on mõistlik vahetada, kust maalt tegelikult edasi ei ole mõistlik vahetada. Aga see on lihtsalt lõpuks ikkagi sõita enda otsustada, sest nagu täna Lube rehvi vahetus oli ikka täiesti ebaloogiline ja ma arvan, see Oti rehvi vahetus oli ka ikka väga piiri peal koht. Kas oli mõtet või ei olnud mõtet? Mis arvad, kas Ott ise mõtleb selle tagant järgi? Ei usu, mis seal ikka mõelda on, et kui oleks nagu mingisugune vähe tihedam võitlus seal punktitabelis, siis võib-olla korraks mõtleks, et mis need seal tehtud sai ja kas oli pointi, aga täna ta seal on oma 5. koha peal ja ega seal palju midagi teha ei ole. Roomaperat on püüda, et kui just Neville midagi korraldama ei hakka või Evans, siis ega poodiumit see aasta on ka päris keeruline püüda. No loeme ette ka need mehed, kes meil esikümnesse ei mahtunud. Kas Greensmith tuli küll ralli lõpuni, aga tema lõppkoht on siin küll väga taga lõpus. Huvitav fakt, mida ma varem polnud kuulnud, et miks Greensmith jäi sel päeval kraavi kinni, kui ta sinna kraavi kinni jäi, et pealtvaatajad, politseinikud ja turvatöötajad ei lasknud pealtvaatajad teda välja tõukuma. Jah, ma kuulsin ka. Väga huvitav. Ma ei saanudki aru, kas oli midagi siis COVID-värgiga seoses, et ei taheta, et kõik seal kättpidi koos autot tükkavad või mis see põhjus samas neid väljatõmbamisvideosid ringleb siin juba oma jagu. Jah, et lihtsalt halb ajastus, et see täpselt sellist kohast, kus järelikult siis pidi politseid olema raja ääres, et see on veidi tobe vist. See käib nagu ralli asja juurde, et sellises olukorras alati läheb publik appi ja seda nagu kuidagi keelata või ära hoida on vähe tobe. Meil seal Facebookis rallirahva kommuunis ringleb ka üks video, kus siis on pandud, et Belgia fännid ja siis need plaksutavad käed. Aga kui see video käima paned, siis iga teine sõna on tõmba lükka. Et pooled on ikkagi eestlased seal ääres. Ja, noh, eestlasi ikka, iga ralli raja ääres on lihtsalt tegelikult meeletus kogu aeg eestlasi. See on jumala äge, et vahet ei ole, mis rallile sa lähed, kõik on eestlased, nii et ja jätkuvalt, et ma saan aru, kui 2018-2019 see oli nii, et aga ei jätkuvalt eestlane on kõva rallirahvas ja läheb raja äärde kohale. Ja selline tunne, et eestlased olid puuris kinni, kui see COVID-i aeg oli ja siis nüüd lasti järsku jälle lahti ja... Ei, see on üliäge, et ei ole see asi ära vaibunud. Aga kes meil lõpuni ei jõudnud, olid siis Adrien Fourmaux, kes juba esimesel päeval jäi põllu peale ja Takamoto Katsuta, kes siis 10. katsel vast kõige hullema avarii üldse sel nädalavahetusel tegi. Me pole tagumiste meeste avariisid muidugi näinud, aga Katsuta kindlasti oleks tahtnud siin ringrajal taarutada, sest tema on ju ringraja taustaga. Nagu ka Lube tegelikult. Lube ja Greensmith ka vist natuke kunagi karti sõitnud, aga
aga nendest kõigist Takamoto kindlasti kõige kõrgemal tasemel F3-s sõitnud vist, kui ma ei eksi. Ja Monsast me nägime, et ta pani ikka väga kõvasti, see pühapäevane päev, kui oli selline, mis pühapäevane, sorry, seal ei olnud pühapäevane, seal oli ettepoole neid ringraja päevi. Et seal ta pani väga kõvasti ja selline top 3 sõitis ta kogu aeg sisse, et ma arvan, et see oleks ka tegelikult siin praegu niimoodi olnud. Kui me nägime lihtsalt, et Ott sõitis puhta joonega ja pani seal, võitis 4-3, siis Takamoto kindlasti oskab ka ringrada väga hästi sõita, et ei ole üldse kahtluski, et ta täna oleks väga head sõitu teinud. Nii et veits on kahju loomulikult. Ma ei tea, mis positsioonil ta üldse oli enne, kui crashis, et ta ikka, ütleme, ta kõige kiirem ei olnud, ma vaatan. Ta oli seal reede õhtul oli ta 7, jah. Et jah, kaotus tal oli, aga vahet ei ole esimene ralli uue Karluga, aga pühapäeval oleks raudselt nautinud, siin ei saa midagi kahelda. No WRC2 peab ka natuke rääkima, tõeline ebaõnnesõdur Oliver Solberg, kes eile kannatas selle kadalipu ilma roolivõimuta seal 85 kilomeetrit ära, hommikul auto ei läinud käima. Jah, lõppkokkuvõttest tuli välja, et see oli mingi vähe suurem elektrikamm ikkagi seal, et eile ka see roolivõim tehti servises korda ja läks järgmisele katsele ja poole katse pealt jälle roolivõim kadunud ja siis pani 85 kilomeetrit ilma roolivõimita, nagu ma aru sain. Täna oli Huttonil sama probleem, et see on siis Hyundai uue Rally 2 auto sellised vead tulevad välja. Nii-öelda jah, titevead, mis tulevad alguses välja. Huttonen mulle tundus, et sai natuke kehvemini hakkama selle mitte tööta roolivõimuga, et see oli selline päris konarlik sõitana, et Oliveril tuli see eile kuidagi paremini välja. Aga näed, Huttonen sai lõpuks võidu kätte 2 autot finišis. Tegelikult vaadates seda WRC2 poodiumit, siis päris naljakas. Jah, Huttonen, kellel läks ref, kellel läks roolivõim, võtab võidu ja siis teise koha võtab vend, kes katkestas ja siis sõitis välja ja siis sõitis valele katsele ja siis veel lõpuks sõitis ilma kütuseta. Saab teise koha. Mis seal ikka? See WRC2 ja WRC3 on selline jätkuvalt küsimärgiga süsteem, et kas see peaks nii olema või mitte, mina arvan, et seal ikkagi peaks mingi mõistlikum süsteem või lahendus lõpuks välja tulema, et las nad mõtlevad seal nüüd FIAs või tegelikult ega nad väga ei mõtle ka, keegi peab neile ütlema, et nad midagi välja mõtleks. No tavamõistus ütleb, et WRC2 kategooria peaks olema kõvasti kiirem kui WRC3, aga kunagi nii ei ole tegelikult. Jah, sõidavad samad autod ja absoluudis on parim WRC2 mees alles 19. Siin vahel on posu kohalike mehi, üks hollandlane, üks prantslane ja Johan Rossel loopis siis Tänaku järel 7. kohal WRC3 klassi võitja. Ja tegelikult sa võid ennast osta WRC2 nagu Linnamäe seda tegi, et saada paremaid stardipositsioone. Nii et ma loodan, et see jällegi mingi hetk muutub, see on jälle kogu aeg on sellega mingi jama. See hetk, kui see tuli, see on kogu aeg mingi jama lihtsalt. Äkki varsti muutub, loodame. Aga Eesti lipp ikkagi poodiumile pääses junior WRC sarjas. Robert Virves 3. koht, kuigi eile oli ka teises kohas kinni. No spekuleerides, aga ma ei tea, mille taha see teine koht võis jääda? Ma arvan, et lihtsalt Pajari sai O üles ja Virves tegelikult tal ei olnud nagu mitte mingit pointi seal suruma hakata. Kui tal pole nende punktidega suurt midagi peale hakata, et Pajari on täna ju junior WRC liider. 8 punktiga juhib Armstrongi ees nüüd, jah? Just, et tal oli nagu, tema pidi ikkagi suruma siin, sest Armstrong võitis võidu ja põhimõtteliselt lähedal oli vaja jõuda tal. Ja ega seal Virves, ma arvan, Virves on 3. kohaga täpselt sama õnnelik, nagu ta oleks teise kohaga olnud, et seal ei ole mingit vahet enam. Tore, et ta suutis seda poodiumi kohta hoida ja tegelikult tempo oli väga ja nii reede kui laupäev, et laupäeval mingi hetk nagu hakkas ära vajuma. Aga jälle pole absoluutselt oluline, et ju siis tundus, et ei ole väga mugav vajutada ja täna iseenesest oli tal ju ka selline kaotust ei olnud suur, et kui me vaatame, siis selline 0,2 sekundit kilomeetrile võitjale,
suht okei. Vahepeal oli selline suurem kaotus, aga ma arvan, et tänane oli selline läbikulgemine niikuinii juba ja asja vormistamine, et tegelikult väga tubli sõit. No kokkuvõttes punktitabelis tõusis 7. kohalt 5. ja junior WRC saab siis lõpplahenduse Kataloonia rallil. Jaa, eks tal siin on veel nüüd siis 4. koht on reaalne. Sesks. Ma arvan, et Sesks peab nüüd Kataloonias ka nagu kõik endast andma, et sealt midagi võtta oleks. Et 4. koht on ma ei tea, kas seal on topeltpunktid ka ei ole või? Tavaliselt on viimasel etapil junior WRC-s. Et siis on nagu kõik veel võimalik, kui kellegi ees midagi juhtub, siis ma ei usu, et nüüd võidu peale sõitakse, aga kui hooaja lõpuks juba poodiumile tuleks, oleks päris viisakas lõpp, ma arvan, sellele aastale. Nii, Belgiaga saime ühele poole. Järgmine etapp Akropolis ralli Kreekas, mis viimati WRC kalendris oli 2013. Pärast seda oli natukene ERC-s, viimased 2 aastat jäi üldse ära. Mis me seal nägema hakkame? No Akropolis ilmselt on selline päris keeruline sõit olnud. Mis me loodame esialgu? Loodame, et siis Hyundai vedrustus püsib ühes tükis. Pirelli rehvid püsivad terved. Ja mis me siis veel loodame? Loodame, et Ott Tänaku Hyundai püsib ühes tükis lihtsalt üldiselt. Ja ma arvan, et siis sellega meil juba rohkem polegi midagi loota. Ei tegelikult kindlasti tahaks Evansi kiirust näha seal, sest tal ei ole rohkem aega oodata. Ja mida siis veel? No, tootjate arvestuse pole veel täna ette lugenud. 348 punkti on Toyotal, 307 on Hyundai'l. Ega tuleb Hyundai'l vajutada, ega muud üle ei jää. Ja kindlasti. Et ütleme seda, kui nüüd Akropolis ettute, siis Oti ebaõnne on nii palju olnud, et ma arvan, kui me võtame tõenäosusteooriat, siis seda Akropolises juhtuda ei saa enam. Akropolis võiks auto ühes tükis püsida, rehvid ühes tükis püsida, nii et kui ma ei hakka sõitjaid ütlema, aga 1-2 Akropolises Hyundai'le ja mingisugune, mis 1-2 lihtsalt, tähendab, ma mõtlesin 2 Hyundai'd poodiumil ja siis Evans 3. Toyotadest poodiumil. Selline rahv prognoos minu poolt. Teeks asja vähe põnevamaks. Jah, see oleks lahe lihtsalt, et jällegi Ožeeril pole pointi sinna väga ronida. Kui saab, siin on kõik tore, kui ei saa. Aga natukene sellist põnevust lisaks ja seda oleks küll tore näha. Oktoobri alguses sõidame siis Soomes Üväsküla ümber ja Kataloonia ja Saluu ootavad meid 14-17 oktoober ja siis kalendris on ka veel ralli Jaapan Nagoya prefektuuris, aga ma ei tea, on sul usku, et see Jaapan toimub? Vot ei oska öelda, et nii palju kui service pargis räägitakse asjast, siis on see selline pigem küsimärgi koht, et ma ei tea, pole nagu midagi otseselt välja öelnud, et siis ei hakka nagu maha kandma veel, aga ega isiklikult suurt usku sellesse ei ole. No tahaks muidugi näha, et ralli hooaeg oleks pikem alati, aga meie täname loomulikult kõiki vaatajaid, kes selle pika nädalavahetuse meiega kaasa tegid. Aitäh sulle, Roland, aitäh. Jaan, kes meid enam ei kuule, aga vast vaatab pärast saadet järgi kindlasti. Kohtumiseni Kreekas, ega muud polegi öelda. Kohtumiseni. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.